joeskäik. Upgrade'i saanud stuudiost Gunnar Leheste ja Roland Poom. Jaa, tere minu poolt ka. Lätis ralli täies hoos ja tegelikult hakkavadki autod ju jõudma serviceparki ka kohe, need rahvast täis juba. Päris huvitav esimene pool päevast on olnud tegelikult ja sellist positsioonide vahetust on olnud, mida me tegelikult eile õhtul ka ennustasime, et ilmselt seal esimesel ringil juba miskit juhtuma hakkab. Aga oligi aeg, sest eilne päev oli üsna positsioonide vahetamise vaene, ütleme nii. Jaa, selles mõttes tegelikult üllataval kombel läksid vahed suht suureks kiire ralli kohta, et kui me räägime ikkagi 15 sekundist näiteks siin Baltikumi teedel, siis see on ikkagi pigem suur vahe juba. Et see oli minu jaoks veidi üllatav, aga Ogier ikkagi, mida me rääkisime ka, et Ogieri ja Sesksi vahel ilmselt läheb madinaks, kui sa eile küsisid, kas poodium võiks jääda samaks, siis tegelikult see hakkas ka kohe peale. Et Ogieril ei olnud mingit plaani jääda lätlase Martins Sesksi taha ja ta möödus, aga olgem ausad, praegu Martins ei taha nagu väga seal järgi anda ja eriti viimane katse hetkel ikkagi, see oli siis numbriga 12 Ventspilsi katse. Et surus ja mehel oli nägu naerul pärast katset, et tundus, et ta ikkagi ülimalt nautis seda. Ja kusjuures see oli ka tegelikult üks selline legendaarsemaid katseid Liepaja või Kurseme rallil, et ise ka seda sõitnud ja iga kord, kui see ralli toimub, siis see on ikkagi sees. Enne kui me jätkame tänase hommiku lahti jutustamist, siis ma tutvustan ikkagi, vaata, kui sul on külalised, siis sa pead ikka tutvustama oma korterit ka. Ja. Me tutvustame oma korterit ja me asume Pirelli ja Hyundai motosporti vahel. Kutsume loomulikult kõiki vaatama, kuulama, lehvitama. Ja kusjuures Eestis on väga palju tegelikult. Ja. Et üllatavalt palju, et kohati isegi tundus, et kuulisin rohkem eesti keelt kui mõnda muud keelt, kui just kõndisin siia, nii et väga lahe. Minu jaoks üllatav, et tegelikult see servicepark ei ole ju avatud tavapublikule ilma piletita. Ehk siis siin on ikkagi turvamehed, vaatavad, kas sul on käepeal ümber, et muidu oleks siin ju tegelikult päris kenasti rahvast isegi. Kindlasti rohkem, ütleme, et nagu tegelikult suheldes siin ju kohalike ajakirjanikega, me ikkagi saame aru, et Lätis ei ole ralli ilmselt väga populaarne, võrreldes Eestiga, ilmselgelt põhjused on seal, meil on ikka juba aastakümneid olnud sõitjad seal, aga kindlasti, ma arvan, et hea näide oli tegelikult Rally Estonia, kus oli ju servicepark ikkagi avatud kõigile ja kõik said tulla, et minu meelest on see nagu hea, võiks olla hea tava, et servicepark oleks avatud kõigile, et lihtsalt see tooks võib-olla uusi potentsiaalseid fänne juurde, et tegelikult on siin ju lahe ja kui sõitjad sisse tulevad, see möll läheb lahti. Selle point oleks täna kas või see, et sa tuled täna siia serviceparki, ostad mingi kummikaru sealt ühe mütsi ja homme veel ostad pileti. Tuleb viimast päeva vaatama. Sest pühapäev ju tegelikult ikkagi täis rallipäev. Eriti siin Lätis praegu kilometraaž on suht palju, nii et pühapäeval jälgida, ma arvan, päris palju. Okei, aga räägime tänasest päevast. Meil on ikkagi üks mees sõidab katsevõitudele. Selle mehe nimi on Kalle Rovanpera, kellel on mitte üks varurehv kaasas, vaid 2. Me hommikul arutasime seda hotellis, kui me alustasime päeva vaatamist. Et miks see nii võib olla, miks teil 2 on? Pigem võib öelda turvalise ja mõnusa edu sisse, et vaatan aja 15,7 sekundit Sesksi ees, et tõenäoliselt aga võib-olla Martinsist ei oodanud nagu päris sellist konkurenti, kes täna võiks hakata ta liidripositsiooni ründama. Nii et kui jälgida, et Ogier oli temast 21,6 sekundit taga, siis sai tegelikult nagu võtta sellise võib-olla veidi teise refi strateegia kasutusse, lihtsalt kas või huvi pärast, sest tegelikult kaotada nagu polnud midagi ja üpriski turvaline vahel. Loogika ütleb, et see ühe lisaratta kaal seal autos on piisavalt suur, et sellistel kiiretel katsetel just võiks see kaotus olla olemas. Aga tuleb välja, et ei ole ja ma usun, et ta on ka nende teede peal ikkagi üle kohati teistest. Ta kindlasti, ta on nende teede peal üles kasvanud, aga võib-olla see refi strateegia ikkagi tegelikult andis eelise, et ta sai ikkagi kogu aeg teha seda switchi ja kui me nüüd võtame viimase katse, siis viimase katse näitel ta just näiteks ütles, et esimene sektsioon tegelikult splittide järgi oli ka näha, et esimeses splitis oli 0,3 sekti kaotust nii-öelda splitti võitjal,
ja sel hetkel, kui need haardid läksid tal soojaks, siis ta põhimõtteliselt sõitis katsevõidu poole ja võttis, et me tegelikult ei teagi lõpuks, ja kas ta isegi teab, et kuna need vahed on suhteliselt marginaalsed ikkagi siin kohati, siis on nagu raske arvata, mis õige refi strateegia oleks, aga see strateegia töötas ka nii, et alt ta igal juhul ei läinud. No ühe katsevõidu sai ikkagi Ott ka, selle pika katse 23,04 kilomeetrit. Ott siis võitis Katsuta ees 2,7 ja Kalle ees 2,8, aga räägime Martinsist. Martins ei ole täna sellises hoos, nagu ta oli eile. Kas see oli ootuspärane või mitte? Pigem ootuspärane ka, kui jälle me võtame praegu selle, et eile rääkisime, et tõenäoliselt Ogier läheb teda ikkagi püüdma. Et eile oli tal ju stardipositsiooni eelis. Tulla viimasena on kindlasti eelis, aga ma pigem ütleksin, et minu jaoks on üllatus see, et ta mitte ei ole täna võib-olla sellises tempos, aga üllatuslik on see, et ta ikkagi suudab enam-vähem seal lähedal olla, et okei, mingid katsed on, kus see kaotus tuleb seal 5-6 sekundit, aga need on ka pikad katsed olnud, et mul praegu ees ei ole, kui palju see kilomeetri peale kaotus oli, aga see on tegelikult on nagu suurt pilti vaadates marginaalne kaotus selle kogemuse pealt, et teised mehed saavad kogemuse pealt teha oma ära, siis täna võrdsetes tingimustes tegelikult on ta ikkagi üllatavalt tubli olnud. Absoluutselt. Nii et selles mõttes väga hästi. Aga jälle, kui jälle rääkida nüüd see viimane katse, kus ka 0, palju ta kaotas? 1,8 Rovanperale ja 0,3 Tänakule, 0,4 Ogierile. Et ta saab seda teha puhtalt kogemuse pealt. Et see ei ole tegelikult reaalne, et sa võistled seal maailmameistritega sellises ajavahes, et jälle, kui nüüd mõelda selle peale, et läheks kuhugi järgmisele rallile, ma ei tea, Kreekasse, Sardiiniasse, kuhu iganes, siis need jõuvahekorrad oleks täiesti teistsugused. No see tundub selles mõttes natukene isegi pehmelt öeldes absurdne, et vend, kes on teist rallit alles, ralli 1 autos, võistleb siin mitmekordsete maailmameistrite vastu võrdne võrdsega, Aga see näitab tegelikult ju seda, me näeme tegelikult seda iga ralli põhimõtteliselt Euroopa meistrivõistlustel, kus kohalikud meistrid tulevad, sõidavad poodiumile Euroopa meistrivõistlusi või võidavad neid. Ja siis legendaarne lause, kes kurat on Rainer Aus. Täpselt, et teised panid S2000 kui R5 olid juba, Rainer Aus tuli oma vana räimega seal Evo, ma ei tea, 9 ja kõiki loputas, et täpselt see sama ongi, et sul on lihtsalt koduradade eelis nii suur ja sealt see tuleb, et nagu ma ütlesin, kui ta oleks kuskil mujal rallil täna selle autoga, siis me peaksime tõenäoliselt vaatama ikkagi teda sealt tagantpoolt tulemustes. No see 12. katse lõpp näitas Sessi puhul küll, et tujulangust seal nüüd küll ei ole, et vend tuli, huilgas, ju siis katse peal oli nii mõndagi põnevat juhtunud, mida võib-olla kõike isegi telekasse ei jõudnud. Jah, ei ta ütles, et katse peal juba ka naersid, et tegelikult ma arvan, et see konkreetne katse ise, nagu ma ütlesin, nagu üks kõige legendaarsemaid katseid siin piirkonnas ja eks seal ilmselt natuke taheti näidata ka, et kui me võtame Pikerini SS1, seal oli tegelikult näha, et mees tegi show'd, see oli nagu täiesti üle sõidetud, mis on nagu mõistlik sõidujoon, et seal ikka näidati rahvale ja ta ütles ka, et see konkreetne katse jälle, mille SS12, et seal on sõpru, pere, kõik on seal niikuinii kohal, et eks ta natuke siis näitas ja nautis. No see 12. kiiruskatse, seda on mitmeid kordi varasematel rallidel sõidetud 2015 just sellel lõpuosal, kus mäest alla tuled vasak-parem, pärast seda kirikut seal. 2015 Kursemäe rallil juhtus üks päris halb õnnetus, kui ukrainlased Juri Kočmar ja Sergei Koval sõitsid seal vastu puud kahjuks. Juht oli pikalt koomas ja põhimõtteliselt täisväärtusega elu enam elada ei saanud ja paar aastat hiljem ta ka kahjuks lahkus meie seast. Ja 2019 oli ka leedulasel Valleisal üks suurem avarii seal. No jah, tegelikult kui me võtame üldse Balti regiooni ja võtame, ma arvan, Soome, siis eks kuna need on nii kiired rallid, siis siin on 2 varianti, kui midagi juhtub, siis juhtub tavaliselt nagu suht rajuõnnetus, et kiirused on ikkagi suured. No me nägime ju keskmise kiiruse peaaegu ülesõitmist, kas sõideti või sõidetud lõpuks see täna hommikul üle.
et no need kiirused on ikka ulmiliselt suured ja tavaliselt selliste rallide puhul on see, et kui juhtub, siis see õnnetus on ikka nagu raju, mitte mingisugune väike, et ma ei tea, me võime kas Eesti Oti selle väljasõidu näiteks võtta, et kui see loo pealt juhtub, siis ikka juhtub korralik õnnetus. 10 minuti pärast me kindlasti räägime ka WRC2-st, sest meil on tulemas külla Gregor Jeetsi isa, endine rallisõitja Raul Jeets. Eestlastele tutvustamist ei vaja, aga põhiküsimus ikkagi on see tänase päeva lõpuks ja ka praegu, kas Ott Tänak saab Sesksi kätte. Vahe on praegult 9,6, Ott on 4, Sesks veel 3, hoiab kinni poodiumi kohast. Muuseas, nägin eile lahedat pilti, kellelgi oli telefonis, kuidas Raimond Storks, kes on siis peakorraldaja, istus ühe katse finišis. See võis olla nüüd kas esimene või teine katse, mille Sesk võitis ja nutis seal. Või oli ta stardis või finiš, ma ei mäleta, kumb. Istus maas ja pisarad voolasid ja mees oli ülimalt õnnelik. No see näitab, et ralli on ikkagi õiges kohas. Aga kas Tänak sööb... Kes on fänn, on ikka tõsine fänn. Kas Tänak sööb Martinsi ära või mitte? Ma just vaatasin, et see samune SS12 Ventspils 2 tuleb, vist on täna veel üks ainuke korduv läbimine või 2 korduvat tuleb veel täna või? Kui ma õigesti mäletan. Et üks korduv läbimisega on see koht, kus ma arvan, võib-olla saab... Ja Ventspils 2 on SS14 ka. Et saab mingisugust suuremat vahet võib-olla teha. Et selle katse puhul on jällegi see probleem, et see on nagu nii teada-tuntud katse Martinsile. Aga ma tahaks öelda, et jube lahe oleks, kui see võit kestab ja kestab. Aga ma arvan, et Ott ikkagi suudab siin vaikselt nagu seda... Ma arvan, et Eesti fännid julgevad sulle vastu vaielda. Et on vaja ikkagi, et see võitlus saaks võimalik kiirelt meie kasuks selline. Ma olen rohkem nagu selline spordifänn, et ma tahan ilusat sporti näha. Et ma usun, et Ott võtab ta ära, kas see juhtub tänase päeva lõpuks. Ma arvan, et hea oleks punktide mõttes, et selles mõttes see on kindlasti tal eesmärk ja ma arvan, et siin täna päeva esimene pool võeti ikkagi kõvasti tagasi, võis äkki olla seal kuskil 5-6 sekundi kanti, kui ma peast mäletan katse peale, nii et tõenäoliselt see teine pool ringist, see 9,6 ära võetakse, aga ma arvan, et see saab niimoodi päris nippa-nappa tulema. No miks me räägime, et tänase päeva lõpuks on vaja ikkagi kätte saada, on ju see, et täna jagatakse kõige suuremad punktid. Süsteemis esimene saab 18 ja siis edasi saavad mehed 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 ja homme siis peetakse veel eraldi punkti arvestust 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja Power Stage ka veel, mis on siis samuti Ventspilsis lõpeb. Seal vist mingid lõigud korduvad selle sama Ventspilsi katsega ja las nad korduvad, sest väga äge katse oli. 5, 4, 3, 2, 1 on siis Power Stage ka. Ma korraks lihtsalt esimene ring, mis praegu sõideti täna. Ott oli Martinsis kiirem 13,5 sekundit. Nii et tegelikult lihtne matemaatika ütleb, et see võetakse ära. Eeldame ju tegelikult eilse põhjal ka, et esimesed läbimised on, kus on Martins tugevam, teised läbimised on need, kus on juba see jõuvahekord nagu võrdne. Et siis ta oma eeliseid nii palju ära enam kasutada ei saa. Nii et selle matemaatika järgi tõenäoliselt päeva lõpuks ikkagi see vahetus toimub, eeldades muidugi, et nagu sõidetakse probleemide vabalt. Aga 12. katsel juhtus ju veel. Seal Takamoto Katsuta, palju ta meil lõpuks kaotas? Ta kaotas ikka 40 äkki või? 40 sekki umbes, jah. Suurusjärgus kuskil. Ja tal juhtus ju see, et mahapöördel oli ikka täiesti mingi väiksema puu otsas. Ja tagurdas seal tagasi ja tuli tagasi ilma rooli võimuta. 49,8 sekundit kaotust katsevõitjale. Jaa, et rooli võim kadus ja see on tegelikult nagu päris raju asi, mis juhtus. No näha oli, et mees pingutas, nägu oli kõver peas, Et võiks arvata, et võib-olla kiire ralli, et ei ole hullu, et siin kuskil Sardiinias on see oluliselt karmim. Aga ei, see on igal juhul keeruline. Kui ma õigesti praegu mäletan, siis pärast väljasõitu võib-olla see kaotus oli seal 40 kuskil sekundit on spliti järgi, kui ta sai teele tagasi ja siis tuligi see 10 juurde umbes, ehk siis võime oletada, et see rooli pärast seda väljasõitu kaotus oli lisa veel 10 sekundit. Aga õnneks servis tuli otsa, nii et saab jooksma. Aga seal läks tegelikult selles mõttes ikkagi ju põnevaks, et Neville on tal selja taga. Neville'il oleks ikkagi olnud võimalus siit tast mööda saada, kui see kaotus oleks olnud suht suurem, et praegu
no meie peame lootma, et ei saa. Ja praegu jäi tal ikkagi seesama 38,9 jäi järgi, nii et aga noh, Taka saab ilmselt auto korda, Taka tempo on siin oluliselt parem kui Poolas, nii et ma arvan, tal ei ole probleemi selle koha ära hoidmisega. Ja oleks siis oluline, et Taka ikkagi jääks Neuvilli ette, sest et Oti vahe Neuvilliga, mis enne Läti rallit oli 21 punkti, läheks võimalikult väikseks. Teine asi on ju veel Evans ja Formeau vahe, et Evans soovib ka ju veel täna õhtuks punkte koguda. Tänase päeva jooksul esimene ring on olnud Evans Formeaus kiirem 6,2 sekundit, hetkel nende vahe. Siis teise ringi jaoks ringi peale jäi 8 sekundit, et sellest ei piisa, kui puht teoreetiliselt võtta. Et see, ma arvan, ka see paar saab olla nagu päris raju võidusõit tulevad, sest no, punktid on jälle suured mängus päeva lõpuks. No aga räägime Ogier, vabandust. Momendis ka, tal oli ju ka päris palju õnne, et üldse lõpuni jõudis 12. katse. 11. Oli, ei. Viimane oli 11. kiiruskatse. No seal oli jah, parem kurv. Eks seal on kahe asja koolsus, vaata, et ilmselt oli veidi joogu palju ja tõenäoliselt olid ka rehvid juba sellised suhteliselt läbi. Et see üks kurv jah, seal oli ka see antikat post sees, et siis, mis tähendab, lõigata ei saa ja suht ebamugav on kurvi siseneda, nii et sealt üks parem kurv pikaks läks ja seal mõnda aega natuke muruses möllas, et ütleme nii, et iseenesest õnnelik õnnetus, oleks seal midagi muruses olnud, oleks ralli läbi olnud, aga õnneks ei olnud, et võidusõit jätkub. No õige pea liitub meiega siis Raul Jeets. Loodame, et kuskile ummikusse pole jäänud. Teemegi äkki ennem ära selle WRC2 intro juba, et mis seal tegelikult toimunud on. No peamine uudis on ikkagi see, et meie mees käis ka üle katuse, Gregor. Aga sõitis selle katse lõpuni. Mis tal hetke seis on? Hetkes seis on selline, et 11. See tähendab liigub ikka. Masinklassis 4,4 sekundit Armin Kreemerist maas, aga vaatame, see väljasõit toimus 11. kiiruskatsel, et viimase nii-öelda SS10 järgi oli ta ja siis oli ka juba off toimunud. See toimus ikkagi hommikul esimesel või? SS10 jah. Meil on WhatsAppi grupp kõikidel ajakirjanikel ja siis FIA pressiesindaja paneb sinna ka sõnumeid. Tuli SS10, et Gregor on stopped ja crew okei. SS10 after an impact, Gregor Jeets stopped, crew okei. Aga me teame, et ta tuli selle katse lõpuni. Palju ta kaotas see 10. Ta kaotas 10. kas see oli kuskil 5,5 minutit, 5 minutit 27 sekundit, aga võtame 9. katse järgse aja, et saame pildi ette, kus ta omadega oli. Tegelikult on ta ju isegi päris head kiirust näidanud, et üllatuslikult, et ilmselt see Poola, Eesti ja nüüd Läti otsa ikkagi on olnud korralik ettevalmistus, et see kiirus üles saada ja auto võib-olla rohkem sina peale saada, et tegelikult istus 7. kohal pärast 9. kiiruskatset ja neil on see William Creetoniga, kes on eelmise aasta junior WRC võitja, on selline päris äge võitlus kogu aeg siin olnud, et väga väiksed vahed, et temast sai ta mööda ja seal ees oli Josh McCurlin, kes on ka päris kiire viimasel ajal. Meenutame Josh McCurlini eilset äpardust. Ma ei tea, mis katsel see oli, aga video käis ka ümber, hommikul näitasin sulle. Et 4,8 oli temast taga. Ja oli ikka päris sügaval see kraavis sees. Õnneks on pealtvaatajad üles läinud kiiruskatsed ja seal oli kuskil 10 pealtvaatajat ja mõne hetkega oli mees ratastel tagasi. Ja, aga kui nüüd WRC2 sellest esiotsast rääkida, siis minu meelest viimase katse Sami Pajari kommentaar oli selline huvitav, et kui küsiti, et mis siis puudu jääb, et nii-öelda võidu nimel sõita, sest Solberg ikkagi domineerib seda klassi, midagi ei ole teha. Ja Mikko Heikile ka väga hästi vastu ei saa, et see vahe aina kasvab, kuigi nüüd viimased katsed on need vahed väiksed olnud. Aga Sami Pajari ütles, et ta ei tea, ta lihtsalt ei tea, mis viga on. Mida muuta, ta ütles, et ta ei tea. Ja ütleski, et tema annab endast maksimumi, eks me proovime mõelda, siis insenerid tulevad ilmselt appi, et kas on võimalik midagi autos paremaks saada. Tõenäoliselt nüüd servises läheb suht kiireks, et võib-olla vaadata koos inseneridega sisekaamera video läbi mingilt katsed, kus see nii-öelda kaotus tundub kõige suurem olevat ja üritada aru saada, mis kohas see kaotus tekib, et sõidu järgi nii-öelda mees ise aru ei saa, et 33 sekundit kaotust, et see ikkagi, seda on palju sellisel kiirel rallil. Vahepeal on Esa-Pekka Lappi jõudnud meile boksi. Päris palju fänne sinna kogunemas on. Võib-olla kaameramees saab näidata.
mingil hetkel, et mis seal nüüd toimub. Seal on, mis seal ikka toimub, no hakkab rataste vahetus ja mis seal veel vahetus. Gunnar, me ei ole Eestis, meie kaameramehed ei räägi eesti keelt. Maybe cameraman can show what's happening in Esa-Pekka box. Aga olgu. Meid ei kuulda, ei ole hullu. Aga mis me ennustame nüüd, mis võiks hakata juhtuma pärastlõunal? Meil on enamus katsekilomeetrid tegelikult täna juba sõidetud. Jaa. Noh, mis me rääkisime, et seal on tegelikult ikkagi suured punktid mängus, mis on selles mõttes, et tõenäoliselt, ütleme puhtteoreetiliselt see teine pool praegu peaks tulema ikkagi oluliselt põnevam ja tihedam, sest kõigil on nagu vaja oma iga punktidest võidelda ja eriti on seda vaja teha Ott Tänakul ja kellel on ka see võimalus olemas ajaliselt sinna poodiumi minna. Et tema võitlus saab olema, ma arvan, kõige olulisem ja ägedam näha. Ja tegelikult ta on ikkagi andnud võimalust, ma arvan, oma tempoga ta näidanud, et ta suudab nagu hetkel täna vähemalt. Eile oli kehvem seis, täna on see auto tal mugavam sõita. Kuule, piduritest me pole rääkinud täna veel. Mis nende piduritega ikkagi toimub? Piduritest eile saates ju, kui me tegime selle lülituse siit Service Pargis, siis korra arutasime enne, kui Oti see intervjuu välja tuli, et mis ta siis vahetas, kas see oli ketas, klotsid või mõlemad. Et siis see loogika pidas paika, et klotside vahetus oli, et piduriketas on ikka liiga suur ja raske tükk, mida kaasa vedada. Et ta jõudis ühe ratta siis piduriklotsid ära vahetada. On see tavapärane asi, mida autos kaasas kanda või ta teadis midagi, mida me ei tea? Ma arvan, piduriklots on selline asi, mida on mõistlik kaasas kanda, sest võib-olla mitte igas autos, aga nagu ma olen aru saanud, siis Hyundais võiks seda kaasas kanda mingitel põhjustel. Et nagu Ott ütles ka, et see on juba pikem mure ja nad teavad, et see mure on, et järelikult need tükid pannakse kaasa. Ja ühe katse lõpus, kui me nüüd saame Eigo kõrvu usaldada, sest Eigo ütles, et ta kuulis, et kas jälle pidurid oli küsinud, kas Ott või Martin, ei saa täpselt aru. Jah, selles mõttes, et oli ka näha katse lõpus, et nii-öelda pumpas käsi piduriga, et selline tunne, et siis, mis see probleem oli, tõenäoliselt on siis liiv, tolm, jääb piduri ja klotsi ja ketta vahele, mis siis paha lugu. Jah, mis siis nii-öelda, pidur ei tööta nii, nagu ta peaks töötama, et see on ka see käsipiduri liigutus, mis ta seal tegi, et nagu sooviks nagu klotsid kokku lahku, et kas see aitab midagi, et midagigi. Et jah, nii on. Täna see probleem oli samuti vähemalt, kui me nüüd saime aru seal katse lõpus nii palju, kui kuulda oli, mida nad omavahel autos rääkisid. Eks kuuleb ju pikemalt, mehed on praegult meediaalas ja on vaid aja küsimus, kui meediaalasse jõuab ka Ott Tänak. Ja Eigo on seal valmis küsimusi esitama. Ootame ära, loodetavasti ka Gregor saabub ikkagi meediaalasse ja saame küsida ka selle intsidendi kohta, mille kohta meil ei ole ühtegi videot ega pilti veel läbi tulnud või sa oled mõnda näinud? Ei ole, aga räägime korra veel WRC3-s ka üle, sest seal on ka ikkagi Eesti poiss sõitmas, küll kahjuks konkurentsi ei ole, aga... Üks Türgi poiss on vist? Kas see nüüd konkurents on, 18,5 minutit on ta selja taga, kusjuures see Türgi poiss on Kerem Kasas, kellega olen ka ma koos sõitnud. Kaardluga koha peal istusin. Aga räägi sellest, mitu ralli 2 autot jäävad meie ralli 3 mehe selja taha. Vaatame seda ka huvi pärast, lihtsalt pärast 12 kiiruskatset Joosep Ralf Nõgene 23. absoluudis ja see tähendab siis, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ralli 2 autot on selja taga. Nii et osadel on probleemid, osadel mitte, aga ma arvan, et ikkagi saab kuigi palju võib-olla mingi pildi ette võrreldes siis ralli 2 autodega, et kui sa tegid ka temaga eile intervjuud, siis ta ju ütles, et konkurentsi omast mõttes pole, aga vähemalt siis saab äkki ralli 2-ga midagi võrrelda, jah. Kui nii kaua, kui Raul meil siia eksleb, võib juhtuda, et ta ikkagi ei jõua. Meil on tulnud päris palju küsimusi. Aga meil on isegi tulnud luuletus. No nii. Äkki luuletuse jätame viimaseks. Niimoodi lõpetame. Me oleme ühe korra kunagi lõpetanud. Me oleme ühe korra juba lõpetanud luuleõhtuga. Aga küsimusi on sellised, et kui suur on ralli 1 auto kütusepaak, tahab teada Ruff. Wow. Viktoriini küsimus lausa või? Mul ei ole õrn aimugi, aga ma ütlen suurusjärgu 40 liitrit. Mitu liitrit tarbib ralli 1 auto kogu ralli peale koos ülesõitudega?
suht spetsiifilised küsimused, ma võin tuua lihtsalt nagu näite. Ralli ongi spetsiifiline spordiala. Millega ma ise sõitnud olen, kui ma ei ole Rally 1-ga sõitnud, siis mul see info puudub. Rally 4 ja Rally 2 võtsid suhteliselt sarnaselt kütust ja see oli, arvestasime 1 liiter kilomeetri peale, katsekilomeetri peale ja ülesõidul arvestasime suurusjärgu mingi 0,5 liitrit kilomeetri peale kütusekuluks. Need on suurusjärgud. Ütle uuesti. 1 liiter kilomeeter katsel ja pool liitrit kilomeeter ülesõidul. See võib varieerides võib-olla seal 0,3 kuni 0,5. Siis Marek palub, et tuletage meelde, kuidas jaotuvad stardikohad järgmisel rallil, lähtudes eelnevalt rallilt saadud tulemustele. Ehk siis ikkagi hetke MM-sarja punkti järjestus. Ja punkti järjestuse järgi ikkagi on järgmise ralli startlist. No selline vana tõde tuletab Marek meelde, et ühe ralli õnnestumine on järgmise ralli algust silmas pidades vist omajagu peavalu. Samas saab mõni sõitja esimesena startides hakkama, teisel aga ninda libedalt ei lähe. No räägime sellest, et me näeme, et Neuvillil läheb ikka vaevalisemalt, kui vanasti läks Ogiel. No olgem ausad. Ja Rovanpera samamoodi ei ole väga hull teepuhastaja. Tal pigem, kui me meenutame eelmist paari aastat, siis esimene päev oli raske, kannatas ära ja rallivõidud tulid. Me vaatasime hommikul telekast ka rallit ja Go3-st vaatasime seda ja mulle meeldis kellegi kommentaar seal, et Neville ikkagi ei proovi ka üldse. Et tegelikult nii ongi. Et kui ta saab aru, et ta ei suuda nagu sõita sinna poodiumi kohale ja ta kaotab stardipositsiooni pärast, aga ta nagu ei ürita ka. Me oleme näinud, kuidas sõitis Ogier aastaid kõikidel nendel rallidel. Kaotadki esimene päev, mida sama on ka Rovanpera teinud, sa kaotadki esimene päev, aga siis hakkab töö peale, aga sa ei tohi esimesel päeval niimoodi kaotada, nagu ta kaotab. Me võime tuua jälle Poola näiteks, Ott Tänak pühapäeval esimesena startides. See kõik on võimalik, aga võib olla maailmameister peabki startida, sest sellepärast ongi ta maailmameister, kui ta suudab üle elada selle esimese päeva ja panna oma see rallipakett kokku. Et maailmameister on millegipärast maailmameistriks tulnud ka esimesena startides, nii et täna ütleme ausalt, Neville on minu jaoks täielik pettumus, mitte sellepärast, milline see hooaeg siiani on, minu jaoks suurepärane hooaeg tegelikult, aga see, kuidas ta praegu rallidel hakkama ei saa, on ikkagi tegelikult halb, et see tempo peaks olema veidikenegi parem, et see reedesel päeval suruda ja proovida maksimumi võtta, et see jääb praegu No vaadates taevasse, siis ei ole Neuvillile ka armu loota vihma näol ja vaatasin ka homset vihmateadet, 20% on ainult tõenäosus. Ehk see tähendab, et siin ja seal midagi võib siristada või kuidas seda pritsida. Jah, nii on, selles mõttes midagi teha ei ole ja eks mõnel muul rallil võib-olla tal on rohkem õnne olnud ilmaga, aga täna on nii ja tal midagi teha ei ole, selles mõttes, et eilisega ta mängis oma kõik võimalused maha ja selles mõttes see ralli tema jaoks on tehtud, ta saab ainult loota siin teiste ebaõnnele, et tema võimalus oligi eile ja see on kõik. Aga Raul jõudis, võid tulla siia. Meie külaline jõudis, tal on mikker juba peas. Ütleme, et Raul võib kohe meile äkki rääkima hakata, et kas ummikud on tee peal? Tervist, tore näha sind. Sama siin. Aga ummikud on päris korralikud, jah. Selles mõttes tundub niimoodi, et täna on rahvast päris palju. Ja laupäev, eks siis lätlased on kõik tulnud rallit vaatama. Kuidas eestlastega on? Ma saan siin Servicepargis vähemalt on eestlasi maru palju ja kohati tundub, et eesti keelt on rohkem kuulda kui läti keelt ja mingit muud keelt. Ei, ma arvan, et eestlasi on ikka rohkem kui kõiki teisi siin. Tundub küll niimoodi. Me väga palju jõudnud. Meil see minu vaatamine siin mõne sõbraga koos ei ole rohkem sellepärast, et ainult rallit vaadata, vaid me kuidagi proovime siin noorsõitjatele abiks olla ja neid rohkem näha ja nende tegemisi, et kui jõuab raja äärde ka, siis lähme. Aga praegu viimasel katsele jõudsime niimoodi, et jõudsime siis sinna, kui oli juba hilja ja tulime ära nii, et järgmisse kohta jõudnud, nii et rahvast on väga palju. Aga kui meile kokku leppisime, et sa meile saatest tulid, me ei osanud arvata, kuidas tänane päev läheb. Kahjuks läks nii, et Gregoril väike katus SS10-l, räägi, mida sa tead, mis on juhtunud? Jah, et selles mõttes, ega see MM-ralli sõitmine on nii nagu Roland teab, et eks see on ju mitmeaastane projekt, et ega sa siia tulla esimene aasta sõitma hakata ja mõelda, et sa selles tempos suudad sõita
kõige kiiremate kogenumatega võidu 4 päeva järjest, 3,5 päeva, et see ongi väljakutse ja igast asju juhtub, et eks see on kogemus jälle, siit tuleb õppida. Selline, ma ütleks, et selline halb õnn. Aga tempo oli ju tegelikult väga hea ja eile ma arvan, et sinu jaoks ka oli kohati ikkagi üllatus, et ka kui sellise maailmatasemel rallil ikkagi sõita ju katse peal ka 5. aega näiteks, et see oli nagu minu eest üli positiivne üllatus. Ja ma arvan, väikeste sammudega läheb paremaks, et ta on nagu, tuleb ilusti et eks see on nagu, ma arvan, selline kombinatsioon, et sa pead oma legendid paika saama, sa võid ju olla käinud kuskile, kui sa lähed samade teede peale MM-rallit sõitma, siis on hoopis teistsugune võistlus, et täpselt samamoodi on Eestis kõigi jaoks, et see auto seadistus ja ma arvan, et võib rahul olla. Aga ma küsin, on sul info, kuidas see juhtus? Oled sa saanud rääkida Gregoriga? Ma olen isegi videot näinud et see oli täitsa mahapöördes, parem mahapöördes aeglases kohas, ma arvan, niisuguse teise käiguga lihtsalt mingi jälg läks natuke välja poole ja läks sinna jälge ja oli mingi asi haakis ja läks kohe lihtsalt vaikselt pehmelt ümber, mitte midagi hullu, et selline täitsa süütust kohast ja rataste peale jäi kraavi kinni. Mitmendal kilomeetril? Ma pakun, et mingi kilomeeter enne finišit äkki või midagi. Et selline lihtsalt halb ebaõnn, et ja eks nad seal mingid klaasid asjad läksid katki, aga nüüd said ära sõita, kõige tähtsam, et sa pead edasi sõita. Eile oli seal samasugune intsident, eile neil läks Karlovi uks niimoodi katki, et nad sõitsid teise ringi niimoodi, et see uks tuli kogu aeg sõidu all lahti. Kui me autost juba rääkisime, siis tegelikult ju autos switch toimus, Toyotaga sõidab Gregor. Ta rääkis, et tegelikult autoga nagu väga sina peale ei saanud pärast Eestit. Kuidas see, tegelikult ju võiks arvata, et see ettevalmistus oli päris ideaali lähedane, et Poola ja Eesti otsa, aga millegipärast Eestis ta ei olnud väga rahul. Jaa, aga vaata selle Eesti mehed on. Eesti mehed, jah. Ja kaameramees vahepeal näitab meile... Nüüd on kuulda, kui palju on eestlase rallil, absoluutselt. Et kõik ongi eestlased, aga selle ettevalmistusega võistluse käigus on reeglina niimoodi, et ega see võistluse käigus saad teha minimaalseid muudatusi. Et kui sa tahad päriselt mingit uut autot enda jaoks sobima saada, siis sa paraku pead tegema rohkem trenni. Nüüd see mitu rallit järjest on pigem keeruline, sest sa trenni teha ei saa ja nüüd sa sõidad ja nüüd sul on põhimõtteliselt terve nädalavahetus see kogu aeg auto, milline ta siis on. Et sa saad seal kosmeetilisi muudatusi teha, aga sõidukilomeetrid sa saad, aga õnnestunud kilomeetrid on need, kui sa nagu saad autos ennast nagu järjest paremini tundma. Et siin tundub, et ta nüüd vaikselt nii hakkab minema. Kas enne Poolat sai veel midagi või pärast Eestit mingid mõtteid koondada ja mingit muudatust teha, et proovida mugavamaks saada? Seda peab tema käest küsima ja Timo käest, et nemad seal valmistavad ette ja tegelevad sellega valdavalt. Et ma olen küll kõrval, aga ma arvan, et ikka kodutööd tehti ikka ja võeti kokku. Ja sa saad ju täna sellist tausta analüüsi ilma autosse istumata teha päris palju. Ma arvan, et see tänase ralli omapära ongi see, et kuidas tulevad näiteks Lätti või kuskile Paraguayst või kuskil sõidavad kohe kiiresti, et lihtsalt see videomaterjal on hea. Tehakse kodutöö selliselt ära, et sa tuled juba siia, sa tead, kuhu sa tuled, kuigi siin elus kordagi käinud ei ole. Eks see muudab selle võistluse teistsuguseks, kui see oli 10, 15, 20 aastat tagasi. Kuidas sa vaatad Gregori arengule siin viimased aastad, eriti sel aastal on ta kõvasti ikkagi sõita saanud? Jah, selles mõttes kilomeetrid on palju ja ma arvan, et ega see lihtne ei ole, kui sa teed aastase pausi, siis seda hoogu tagasi saada, eriti kui sul on autovahetus ka ja teistsugused võistlused ongi väljakutse. Aga ma annaks hinnanguid hooaja lõpus, et ma arvan, et poisid on tublid, mott on üleval neil ja las nad selles mõttes pingutavad. Ega siin ootusi väga kõrgele on suhteliselt lihtne panna, aga reaalses elus on ikkagi mingi teatud teekond vaja läbi käia, et edukas olla. Kuivõrd ja mis määral sa neid aitad, nõustad oma kogemustega? Järjest vähem. Pigem võib-olla olen lihtsalt olemas kõige rohkem, et ega mul seal väga midagi õnkatada ja nõustada ei ole, et Gregoriga on ma ju kaardirajalt saadik sõidetud, ma ütleks, et nüüd juba 12 aastat jutivõidu, et igast erinevate asjadega tegelikult või 11 aastat, et eks ta on õppinud palju, saab väga hästi aru ja nagu ikka reeglina sõitjad õpivad ju oma vigade ja kogemuste pealt ise kõige rohkem, et sa võid ju kõrval rääkida, aga kui sa elad selle päriselt läbi ja kui see läbielamine ei ole alati nagu võit, siis sa õpid sellest kõige rohkem just, aga olen olemas, toetan igal võimalikul moel, aitan toetajatega ja käin ikka täna see aasta kõik võistlused kaasas, et küll mitte radade ja millegi muu poolt, vaid lihtsalt olen meeskonnas taustajõuna. Kas selle hooaja plaanid on paigas või on veel lahti otsi?
praegu on mingid võistlused on paigas, aga see hooaja teine pool on ikkagi on päris palju, et nüüd see suvi oligi nagu selline tihe plaan, aga hooaja teise poolega on, vaatame, kuidas siin nüüd see Soome läheb ja siis otsustab, kuidas edasi, et seal on üks võistlus kokku lepitud, aga see selgub, ma arvan, siin peale Soome rallit, et kuidas ja mismoodi kõik tunnevad ennast, et tähtis ei ole nüüd need võistluskilomeetrid võimalikult palju sõita, vaid tähtis oleks nüüd saada see auto heaks ja siis uuesti võistelda jälle, et see on niisugune mõtlemiskoht vahepeal, aga no näha on, et tema siht ja soov on ikkagi sõita MM-sarja, et mitte ERC-ga piirduda. Ja, eks see on ju nõu küsitud ja on meil ju neid häid inimesi ümberringi palju ja parim meeskond täna võib-olla kellega seda teha, et see on ühiselt sai nii otsustada, et tuleks jätta need võib-olla lihtsamad sammud vahele ja minna kohe astuda siis sellesse kõige tihedamasse konkurentsi, et seesama see MM-i valik ongi põhimõtteliselt, et Eestis sai ju sõidetud ja Euroopa meistrivõistlused kindlasti pole halb variant, aga kui sa sinna 2 aastat ressurssi paned, siis sa MM-il võid ikkagi lõpuks hädas olla. No, hea näide oli ju Rally Estonia Eesti sõitjatega, hea näide on siin on ju ERC sõitjaid meid, kes on ERC siin sellel rallil olnud top 5 hulgas kogu aeg, täna ei ole neid üldse kuskil näha, et mõnes mõttes päris kiireks saada ja õige kogemus saada ja olla mingiteks paremateks, suuremateks tulemusteks valmis on vaja seda võimalikult palju seda sarja sõita. Ja kõige tähtsam on ju ikkagi katseid tunda ja rallisid tunda. No eks ralli ongi kogemuste põhine spordiala, selle kogemuste põhise väärtuse võtabki maha see videote vaatamise võimalus täna, et aga noh, päriselus neid asju läbi elada kindlasti sa viid selle eksimuse tõenäosuse ikkagi minimaalseks. Aga lõpetuseks veel räägiks Läti rallist ka üldisemalt, kuidas sulle tundub, kuidas korraldus on? Hakkama? Kas kõik sujub või oled näinud ka asju, mis ei suju päris hästi? Meie liiga palju pole veel näinud. Jah, ma olen siin päris palju oleme Andrusega siin sõitmas käinud. Ma arvan kokku ikkagi 10+ korda kõiki neid rallisid, et see võistlus koosneb ju 3 rallist tegelikult, et ralli Latviast, siis kuulsast Talsi rallist ja Kursamäe rallist, millest on saanud siis Liepa ja nad on nüüd selle ajutanud kõigi 3 ala peale kokku. Et ma arvan, et nad umbes niimoodi korraldavad seda, nagu nad teeks seda viimast korda. Et kõrvaltvaates paistab, et kõik on joonega, oma sõitja on stardis ju kiire autoga ette valmistanud, et vähemalt nad üritavad sellest eventist võtta maksimumi. No ma arvan, mis on ka tegelikult teisipidi tore, et kogu see Läti rallipublik üles äratada, eks neil see oma sari on ju sellises varjusurmas. Ja Läti on ju legendaarne tehnikaspordiliikond, ja korraldus on peakorraldajana suurte kogemustega, et Raimond Stroks on ju teinud Euroopa meistrivõistlusi kõiki asju. Mitte ainult autorallis, vaid ka ikka rallikrossi ja teisi asju. No jälle eile näide oligi, et kui käisime vaatamas kiiruskatset Tukumsis ja käisime Talsis, siis Tukumsis oli suht õre pealtvaatajatega, Talsis oli nagu selline ikka tõsine laulupidu, et katsetajades igal pool, et no see Talsi ralli ongi see Raimond Stroksi peakorraldaja nagu kodukant, kus ta siis on kõike seda tegema hakanud, et tegelikult on ja hästi korraldatud, kõrvalt vaadates on kõik rahulik. Kui te Talsis käisite, kas lipud olid väljas majadel? Tukums oli täis lippe? Ei, me Talsis linnas ei käinud, me käisime katset vaatamas Talsi linna ääres. Aga no üldiselt ikka rahvas on rõõmus ja kõik on, Tukumsis pigem on siin kohalike inimestega rääkis, nad ei ole harjunud üldse, neil ei ole seda rallit seal nii palju presenteeritud, aga ei, kõik sujub ja selles mõttes, kui liigelda kuskil isegi ummikusse jääda ja kõik tundub nagu hea ja läbimõeldud, et inimesed on viisakad ja rõõmsad katsetajad, et noh, loomulikult see on eestlaste jaoks on kahtlemata ju Oti sooritus oli oluline koos Martiniga ja lätlastel on siin kohe näha, et see oma mehe sõitja on kohe kuidagi rahva nagu tagajalgadele. Mis arvad, saab Ott poodiumiga kätte? Ma ei tea, mina arvan küll, et igal juhul hoian pöialt, et seal on ju see vahe on täpselt selline, et see teine koht võiks kindlasti olemas olla täna õhtuks ja homme edasi sealt veel. Kuidas teie tiimile see meeldib, et korduv läbimisi on päris vähe, et Toyota ilmselt tahaks, et oleks rohkem? Ma saan aru, et see teeb vist, seal on varjatud põhjus on ju vist see, et teed lähevad katki. Kui ma saan aru, et teed pole katki läinud väga, et see on võib-olla siis kohalike taktika, et ajutada seda rallit. Ma ei oska seda tausta öelda, aga mingis mõttes on see, nagu Ogier ütles, et on teistmoodi, on huvitav. Vandenõuteoreetikad räägivad, et täpselt Martinsile ei joonistatud. Võimalik, jah. Et ega siis see Läti ühisplaan kõik kokku on,
et kes seda täpselt teab, aga ma arvan, et sõita on huvitav, ütleme, kui ma neid katseid vaatan kaardi pealt, siis on päris palju asju on ikka tuttavad, neid on siin igatpidi sõidetud, tegelikult tahaks väga sõita. Et need katsed on lahedad ja ega siis, kui nad tõesti teed kestavad tänu sellele paremini, ega sõita on mõnusam, kui need teed väga katki ei lähe. Sa ütlesid, et tahaks väga sõita, me võime sind varsti siis kuskil stardis näha või? Ei, kui sul on see veres ja kirg on peal, siis ikka mingites situatsioonides tahaks võidu sõita, aga vaata, meil on Andrusega selline vaiki kokkulepe, et me mingi stardi ikka proovime aastas teha, nii et eks näis. Eestikatel? Ma ei oska midagi öelda praegu. Siin fookus on noorte peal ja midagi ägedat võiks ikka... See siis on tulemas ja? Kõik on võimalik. Praegu on tööasju nii palju õnneks ees, et ei saa ralli peale mõelda. Mõtleme, kuidas siin noorsõitjatel. Olgu. Väga lahe, et said tulla. Jätame selle luuletuse, mis ma lubasin ikkagi õhtuks. Jätame õhtuks. Jaa, et siis on põhjus õhtuks ka tagasi tulla. Ma luban selle luuletuse on äge. Sealt luuletusest hüppavad läbi ka Roland on seal sees. Keegi fänn siis kirjutas luuletuse rallist, ma saan aru. Ka Peepafist on juttu ja ka Eigo on ära mainitud. Ja Ott loomulikult. No, väga vahva. Aga aitäh! Soovin sulle mõnusat ralli nautimist ja kõike head loomulikult ka pojale. Aitäh! Aitäh praegult vaatamast kuulamast ja kohtume õhtul kell 9. Ärge AK-d vaadake meid. Kohtumiseni. Kohtumiseni. Aitäh! 6. käik.